Autominutite suveseiklused jätkuvad ja taas oleme otsimas ühte põnevat kohta, kus suvel puhata. Seekord valisime selleks paigaks Emajõe Ateena ehk siis teisisõnu heade mõtete linna, mille tegevustega tutvumiseks tuleks vist ilmselt siia linna elama kolida alatiseks. Meie giidiks on tuntud telekokk Joel Ostrat. Me täna kolame temaga Autovabaduse puiesteel ja kiikame Tartu ilu Emajõe kruiisilt. Jääge meiega. Autominutid reisi Eestis alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Tallinnast kõigest paaritunnise autosõidu kaugusel asub Baltikumi vanim linn Tartu, mida esmakordselt mainiti 1030. aastal. Pika ja värvika ajaloo vältel on Tartu kandnud mitmeid erinevaid nimesid. Tarbatu, Torbat, Torpt, Törpt, Terpt ja Jurjev. Tänaseks on Tartu koduks pea 100 000 inimesele. Meie teejuht Joel Ostrat on sündinud Tartus ja ehitanud oma ärisid just siia linna. Kohtume temaga Café Trofees, kus ta alustas 15 aastat tagasi oma põnevat karjääri. Miks on tartlased sellised rahulikud? Aga asjad ei jookse meil siin eest ära selles suhtes, et me teame, et nädalas on 7 päeva ja kui me seda reedel ei tee, siis me teame, et saab pühapäeval ka teha. Ja me naudime seda rahu ja seda kulgemist. Mis need asjad või kohad või tegevused oleks, mis tooks rahva Tartusse kohale? Ohohoo, issand jumal, neid asju on 3 lausega nagu liiga vähe, eks ju, aga ma pean 3 parimat valima. Esiteks Tartu on puhtam linn kui ükstaspuha, mis teine linn. Esiteks me üritame liigelda rohkem jalgsi, meil on palju parke, siin on hea jalutada, jalgsi liigelda on siin üleüldse hea, siin on väga palju maitseelamusi, et selles suhtes me oleme restoranide poolest, ma julgen öelda, väga hea valik turistile. Kui meil on kombeks lasta oma teejuhtidel kohalikud tegevused ise välja valida, siis sel korral võtan ohjad üle. Kõigepealt teeme ühe pingsiturniiri Autovabaduse puiesteel. Aga kui hea pingsimees sa oled? Ma arvan, et ma julgen öelda, et ma olen keskmine, ma ei ole kindlasti hea, aga ma saan palju üle. Kas teeme 11 või 21? 11, ma arvan. Viimane punkt väga oluline. Tuli ära. Tartu võitis! Tartu võitis, aga oleks patka võita, sest et me tulime ikkagi sulle külla ja kutsusime oma saatesse. Aitäh sulle! Tartuga tutvumiseks otsustasime valida Emajõel sõitva Estriver lõbusõidulaeva, millega näeb linna hoopis teisest küljest. Laev väljub Turu peahoone juurest ja korraldab nii regulaar- kui tellimusreise. Alusele mahub 30 inimest ja siin on isegi suur saun. Oled sa sellisel kruiisil varem Tartus käinud? Ma olen sellisel kruiisil varem Tartus käinud, ma olen sõitnud erinevate paatidega, aga kui sa küsid, kuna ma seda viimati tegin, siis ma pean tunnistama, et ma arvan, et üks paar aastat on küll vahele jäänud. Ütle 3 asja, mida sina soovitad turistidel Tartus teha. Kui me räägime sellest suvest, siis Autovabaduse puieste, tulgegi näiteks Emajõe peale paadiga sõitma, neid kruiise on meil siin erinevaid ja issand jumal, restoranide külastamine ja miks mitte tagurpidi majana. Tartus soovitame ööbida stiilses, ent soodsas hotellis Sofia, mis asub Lõunakeskuse küljes. Kesklinn asub siit mõneminutilise autosõidu kaugusel. Hotellis on oma restoran Fi ja kõrval Lõuna-Eesti suurim ostukeskus. Mis kõige tähtsam, Sofia on lemmiklooma sõbralik hotell. Parima söögikoha valimine polnud lihtne, kuid lõpuks jäime pidama 3 tillil, mis asub Tartu aparaaditehases. Mis täna menüüs on? No nagu sa näed, siin on hea puuküttega ahjus küpsetatud salamipitsa, meil on siin kimchiga friikartuleid, krõbedat kana ja meil on trühvli friikartulit.
Tartu on heade maitsete linn, see on, ma julgeks öelda, me oleme maitseelamuste linn, ka terve Emajõe äär on ägedaid toidupakkujaid täis, seal saab head veini, seal saab mojitot, seal saab tänavatoitu, seal saab marju, meil on turuhoone, nälga Tartus ei jää, nii et tulge Tartusse. Ma tahtsin just, sa võtsid mu sõnad suust ära, tundub, et tõesti nälga Tartus ei jää. Selline oli meie Tartu seiklus, mis õige pea lõpeb, enne veel võtame kokku meie Tartu päeva numbrites. Autominutid on eetris juba järgmisel nädalal, seniks aga anname koos Eestile jõudu ning puhkame ikka kodumaal. Ilusat nädalat! Autominutid toob teieni Alexela.